USA justiitsministeerium avaldas reedel 3 miljonit lehekülge üle 2000 video ja 1800 pildi seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikust. Epsteini toimikutes on sel korral ka Eestit paarsada korda mainitud. Lisaks on kuvatõmmisena üks 2014. aasta detsembri kirjavahetus Epsteini ja kellegi vahel, kus on mainitud Eesti peaministrit. Kirjas seisab Eesti peaminister, ta tahtis, et saadaksin talle foto. Epstein on kirja saajale vastanud lakooniliselt lõbus. 2014. aastal oli Eesti peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas. Delfi küsis Rõivaselt, kas kirjas viidatud peaminister oli tema. Rõivas vastas Delfile kirjalikult öeldes, et ei tea, kas viidatakse talle ning kinnitas, et ta ei ole Epsteiniga kaudselt ega otseselt kokku puutunud. Ka varem avaldatud Epsteini kaasusega seotud dokumentidest on nähtunud, et Epsteiniga tegid koostööd või puutusid kokku mitmed mõjukad isikud. Sel korral on avaldatud tehnikahiiu Bill Gatesi ja Epsteini vestlus, kus Gates palub Epsteinil hankida talle antibiootikume, mida ta saaks oma abikaasale salaja sisse sööta, et ravida kõrvalhüppest saadud suguhaigust. Lisaks tuli toimikust välja, et tehnoloogiamiljardär Elon Musk ja Epstein on korduvalt aastatel 2012 kuni 2014 vahetanud sõnumeid ja arutanud, millal nad võiksid Epsteini saarel kohtuda. Musk küsis näiteks aastal 2012 Epsteinilt, millal toimub tema saarel kõige rajum pidu. Mõned kuud hiljem kirjutas Musk Epsteinile, et ta on tööst väsinud ja tahaks end Epsteini saarel välja elada. Ning tsiteerides Muski, rahulik oleng saarel on vastupidine sellele, mida ta soovib. Kirjavahetusest ei tule välja, kas Musk ja Epstein ka päriselt kohtusid. Musk on ise öelnud, et ta teab, et mingeid tema ja Epsteini kirjavahetusi võidakse valesti tõlgendada, et tahtlikult tema nime määrida. Epsteini toimikust on varasemalt 100 kordi läbi käinud ka president Donald Trumpi nimi. Trump on järjekindlalt eitanud igasugust vääriti käitumist Epsteiniga ning Epsteini ohvrid ei ole teda üheski kuriteos süüdistanud.